Vot see podcasti 7. või 8. ma ei tea ausalt öeldes mitmes osa. Oota, ei, tean küll, see on 8. osa, mis meil laivi läheb. Jah, täpselt niimoodi. See on tegelikult mingi 10. salvestus. Vahet ei ole meile salvestus, publikum ei pea teadma seda, mitu salvestust me teeme. Minul meeldib, et see on juba klassika, et... Ma ei tea kunagi, mis number on õige. Mis number on ja me... Esimene igatahes. Me ei ole professionaalid, kui ei tahab meid koolitada, siis nagu... Me oleme professionaalid. Me teame, mida me täpselt teeme. Virko töötleb kõiki meie Ühesõnaga, tere tulemast tagasi vaatama meie podcasti või siis kuulamast, oleneb, kas sa vaatad seda YouTube'ist või SoundCloud'ist. Alati ootame sind tagasi, väga hea ja kui sa oled new subscriber, siis welcome. We make shitty stories and shitty pictures and shitty videos. Me oleme professionaalid. Ma olen rääkinud. Mul on nii ebamugav küll, liigume edasi. Ma teen särgi selle kõigega, mis ma just ütlesin lihtsalt. Nii. Me võiks nagu rääkida ka, mis just praegu juhtus. Ei, see on see video special, vaata. Me nägime, mis juhtus. Ehk siis vaadake, kui te tahate teada, mis praegu juhtus. Ühesõnaga. Nii, me oleme professionaalid. Nii, igatahes alustame siis tutvustusega. Professionaal Johannes räägib. Professionaalne Johannes räägib ja Johannes. Issand jumal, niimoodi oligi või? Ei. Nii, igatahes. Ma ei tea. Me tutvustame ka iga korra. Ja Vait, tema on Laura, mina olen Virko, mitte professionaalne. Nemad on professionaalid, jätkama. Ja meil on nagu alati ja meil tegelikult ka saatekülaline, keda te arvatavasti juba näete ja ta on pealkirjas ka. Ja nüüd me võtame blurri maha ja nüüd te päriselt näete teda. Mattias Noon! Ja sorry, kui keegi kõrvaklappidega kuulab, siis me peksame vahepeal üle. Natukene. Aga lepiks nüüd, ma tahaks teada, nii, see on podcast, mul oli podcast, te vaatate kõik kaamerasse, kellele ma mängin, kuulajale või vaatajale? Mängi vaatajale. Mängi vaatajale. Okei. Meil esimesena saab vaadata, teisena võib kuulata. Mingi promo-särgi selga panema. Me paneme sulle midagi lihtsalt siia hõljuma, vaata. Terveks selleks. See käib sinu pea. Lihtsalt vahepeal käib mõndi ringi. Tegelikult seda saab teha, meil on green screen, et nagu... Paneks Vanishi logo siia. Äkki ma saan... Hans, pane Vanishi logo sinna. Hans, kas sa saad Vanishi logo sinna? Kas ma promotiivin nendega? Kas Vanish on su promooter või? Võiks olla ju. No aga nüüd on. Me tahaks ka tegelikult nagu puhast pesu saada, nii et aidata meid. See on see Vanish on ainuk... Keegi just ütles mulle, Vanishi see on ainukene, mis teeb riided täiesti valgeks. Vanishi see keel, pleki emaldaja on ülihea sniikerite puhastaja. Nagu need, kes hiirivad su selja taga. Ja, sniikerite. Või snuukeriga, vahet ei ole. Ühesõnaga läbi edasi. Igatahes, meil on... Okei, snuuker mitmuses on sniiker. Ma ka ei teadnud. Ei olegi niimoodi. Aga nüüd on. Tere tulemast professionaalsesse saatesse Vot see podcast. Ja me põhimõtte pärast ei alusta uuest. See on juba asi on põhimõttes praegu. Kui meie esimesele podcastile tuli juba kommentaar, et mida vittu te ajate, siis ma arvan, et nüüdseks peaks olema tunnuslause meil lihtsalt. Peaks nime ära muutma vist. Mis selle nimi on üldse? Mida? See, mida sa alguses karjusid. Vot see või? Vot see. Mulle meeldib, et meie saatekülaline teadis. Ta tegelikult teadis. Kaheldav. Jah, tead. Nii, ühesõnaga, tegelikult me võiksime nüüd midagi nüüd rääkida. Ei, see on liiga hea praegu, ma ei suuda, ma ei taha siit edasi liikuda. Okei, alustame. Igatahes meie külaline on stand-up koomik. Ja mis eriti tähtis on see, et... Mitte sit-down koomik, stand-up koomik. Please stop. Mul läheb rohkem cringe'imaks. Mul ka, mul läheb. Vaikselt kaadrist. Lähme kõik vaikselt liigume ära. Ma nagu tegelikult just tema nagu eristas, et tule sööma. Aga mis eriti, oota, stand-up koomik, sinna ma jäin. Ja mis eriti tähtis Virko puhul oli, et ma pean mainima, on, et ta on näitleja hariduseta. Nii et tal pole näitleja haridust. Mis värk sellega on? Mis värk sellega on? Sellega on see, et ei pea olema ju tegelikult stand-upi jaoks. Aga miks sa ei ole kunagi tahtnud? Ei, ma olen kursustel käinud.
ma olen ühe Broadway nii-öelda, ilusasti öeldes Broadway mõrra juures käinud ja tema pani mul, mis see väljend on see Face Your Fears ima. Ta 2 nädalat kestis see kursus ja siis ma 2 nädalat vihkasin teda südamest, aga ta mingid tšakrad minus avas ja siis teine oli Tallinnas Kaire Mihkelsoniga ja pidi luuletust lugema ja siis... Kindlasti neid tšakraid on eriti raske eestlasena avada. Jaa, eriti kui see oli Taanis filmikoolis, kus ma pidin mingit ristiisa stseeni tegema see inglise keeles. Ehk siis juba eos vale nagu hakkasid mingit kujuteldavat Diane Keatonit peksma. Ja siis okei, väike Eesti poiss peab seal hakkama mingit Broadway asja. Kuna siis olid? 19. Wow. 32, nii et noh. I still dab. Päris hästi läinud siis nagu. Ja juba see aasta 33. Igatahes. Tead, et Tallinna Comedy Festival tunnustab sind kui koomikut, kes suudab balansseerida nalju keskmise ja halva maitse piiril. No see on kõigil vist. Kõik tunnevad sind sellisena? Ma arvan, et nagu... Aga see on kõigil nagu koomikutel? See on üld lihtsalt nimetus. Et nagu sama, et millest sa siis inspiratsiooni saad. Ja siis vast üldist elust enesest. Ja siis, ta saab elust enesest. Igaüks saab elust enesest. Aga nagu, selles mõttes, kui must on sinu huumor nagu? Kui mustaks see võib minna? Ma meelega ei tee musta enam. Alguses esimene nali mul vist oli kuskil open mic'il, et... Oota, mis see oli? Et umbes naised passivad mind baaris hästi palju, aga mul ei ole teile mitte midagi pakkuda, välja arvatud siis, kui sa neitsi oled, siis ma võin sul sealt alt veritsema panna. Oli mu esimene opening statement. Et siis ma nagu mängisin selle šoki peale, aga see viskas umbes 10 korraga üle, nii et nüüd ma väga ei... Aga kas see toimis? Okay. Siis toimis väga. Mul olid vuntsid siis veel hõredamad, nii et nagu siis oli väga ebamugav tõenäoliselt vaadata seda kõike. See on nagu see perva vunts veits või? Jah, ja ma tegin esimest korda inglise keeles, sest ma tegin seal Comedy Estonia open mic'idel esimesed. Kas su esimene auto oli valge Ford Transit? Ei olnud, see Chrysler, see kole Chrysler oli isa naise mingi vana auto. See võib rolli väga hästi. Kujutage seda pilti. Ma kujutan seda pilti ette. Kas vabal ajal sa oled DJ ja ka räppar? Ei, räppi ma ei tee. Selles mõttes, kui on mingit pulli vaja teha, siis ma võin teha. On tunda, et mul on hästi ebamugav, on ju. Kehakeel. Jaa, su kehakeel, sa oled kaugel, hoiad kinni ise endast. Mul on see, et mul laval on vaja mikrit ette, vahel on see, et sul on mikrit vaja, meil on nii väike ruum, et fucking muidugi mul on vaja enda käeb taha peituda. Ja ütleb, no vehi kätega lihtsalt nagu mingi näitleja. Siin ma ka tegelikult lootsin, et siin on see suur red statiiv ees ja siuke mikri pop-filter. Siis sa saad sealt mõlema käega kinni hoida, et põhimõtteliselt. Aga sul on tegelikult nagu kaamera ilma? Ei, mul on sotsiaalne täielik nagu, mis on siis paralyzing. Fucking ingliskeelsed väljendid. Ühesõnaga, veits halvatus on. See pole hullu, sa lõdvestad ennast siin mingi järgmise 10 minuti jooksul. Ei, ma mõtlen, mul on isegi, kui mul väga hea sõber koju külla tuleb, siis ma ei oska ka olla nagu. Selles osas. Siis ma koristama ja siin ma tahaks ka hakata mingit sättima mingid asju. Kui sa teiselt poolt näeks seda ruumi nagu. Jah. Väga aus. See on, aga mis on väga tähtis fakt, et vaata ei pea seda teadma, eks ju? Jah, ei pea. Muidugi keegi vabatahtlik võib tulla siin. Koristama. Mina olen ka see, kes tahab kõik ära koristada. Aga ma iga kord olen lepin sellega, et see on niimoodi, sest et nemad teavad, kus asjad on. Nagu, nende jaoks on see nagu korrastatud, vaata. Kui mina hakkan ümber tõstma, siis nagu nende jaoks on kaos, vaata. Aga nüüd peaks ju näitama tegelikult ei pea. Ma teen pildi ja siis ma lähen korraks kaamerale lähedale. Ei, me ei saa tee seda. Me ei saa tee seda. See ei ulata. Please. Kes ta kutsus siia? Kes ta kutsus? Ei, see on nii aus. Okei, see on hea. Tavai sobib. Oota, ma tahan näha, mis pilti sa näitasid. Teed siin pilte, aga meie ei. Teegitagused. Siukses kohas käisingi. Siuke. Ei olnud väga nagu siuke. See on tõrme tavast. Kuule, see on isegi päris hea pildi võrreldes sellega, mis see... Ma tahaks seda tehnikat see müüa selle pildiga. Aga paneme kõik müüki. Jah. Jaa, sest need on meie oma. Jaa, muidugi. Need on meie omad. Jaa, muidugi.
aga laua all on või? oota, tehniliselt ei ole. Ma olen su tooli taga. oota, seda ma tahan. mis sa sealt tooli tagant leidsid? Ei midagi. kõik on korras. Kas huulega jäi kõik korda, eks ju? Okei, lõid ära. ta tegi seda sama asja, mis mina hülaraalpenniga praegu lasin endale, vaata fillerit natuke siia sisse. mis see oraalpenniga? see on mingi peenise nickname või? Hüaloronpliiats on see. Oraalpenn. Oraalpenn, okei, davai, ma nimetan selle ümber oraalpenniks. Oraalpenn on ka. Nagu mitte penn, aga oraalpenn. 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 siin läheb käest suht kiiresti nagu tegelikult. Passis on siis penn oraal. jah, penn oraal. ei, sa pead veel korra mikriga lähemale vaata. väga hea, väga nice, ei, väga aus. sobiklik. nii. proovin tead veits mugavamalt kuidagi tunda ennast. jah, davai. pane jalad veel laua peale, vaata siis on nagu Ei, täitsa nagu kodus. ma ei saanud sokke kontrollida. Tead, see oleks mingi auk. sa ei pea isegi seda ekstra näitama, selle peale, seda tegelikult ei oleks näha olnud. Tegelikult see on nagu kaamera piirist umbes lauast nagu. Nagu siit nagu te alt. näete, kus on kaamera piir praegu. Jah, ehk siis ta tegelikult ei oleks, su sokk ei oleks. okei. noh, Aga nüüd oli- Aga nüüd need teavad ma igatahes. pean teisega näitama. Igaks juhuks, kas see on sama? Näita igaks juhuks. siin on auk või? ei ole, hõredaks läheb kusagil. Hõredaks. no kantav ikka. nii. Kaarel Nõmmiku kodus nägin, et ta oli prügikasti visanud sokid, et mis olid lihtsalt veidi hõredad olid. Ja siis ma küsisin endale. see on see, et kannad ühe korra, läheb hõredaks, viskad ära. vaata rikaste inimeste võlud on see, et noh, paned jalga ja siis viskad ära lihtsalt. mida sellist, sokid on isegi päris kallid. On. Nagu see on legit, nagu Aga ma, ongi. see on nagu, ma üldse ei oodanud seda, kui ma väiksem, no kui ma hakkasin nagu ise noh, sokke ostma, vaata. Ja siis, ausõna. lapsena ei mõelnud sellele ja, et Üldse ei ei, kui ma mõelnud, täiskasvanuks, siis ma pean ise sokke ostma. ei, et ma pean, ma arvasin alati, et sokid on mingi 50 senti üks paar, aga ei, üks paar on mingi 2 läksid euri. MC-ga koos poodi ja ta lõpetas su mulli ära seal koha peal. Jaa, täpselt. Ma päriselt hakkasin natukene nutma. Pühkisin pisarad oma selle sokkidega, mis ma just ostsin. ma sain eriti hea diili sokkidega, ükskord oli kaltsukas, siis vaatasin, pakendis sokid, mingisugune 5 pakk oli või 6 pakk isegi. Vaatasin, sain Eurtsiga 6 paari sokke, kordagi pole kandnud, siis need haisevad nagu kaltsukas, kuigi nad on uued. Aga vähemalt said hea diili. jah, see on see, kui sa lähed poodi, siis seal on räme allahindlus, siis ostad sellest, et seepärast, et on hea diil, mitte seepärast, et sul on asja vaja. Me ennem sattusime Virkoga mitte vaidlusesse, vaid nagu ütleme pigem küsimuse ette, et kui sa seal Pärnumaa, laulus Pärnumaa rannas laulsid või kas sa räppisid või laulsid pigem? Mida sa selle kohta ütleksid üldse? seal me tegelikult ei teinud midagi, see on kõik Tigrani oma, ma lihtsalt liigutasin suud. Sina tõesti lihtsalt liigutasid suud? Meil oli mõte, et ma võiks üle teha need, aga me ei viitsinud nagu. Kui sa täpselt kuulad, siis meil oli täpselt nii pikk, nagu see video on see originaalsalvestus. Ja siis me, et raadios seda mängitakse, siis me lihtsalt copy-paste isime täpselt sama vokaali. Teist korda uuesti. Panime see instrumentaali veits teistsuguseks ja kuule, seal on kõik kohad täpselt samad vist. Päris ai. Me proovisime uuesti salvestada, aga mul ei ole seda vibe'i enam peal, ma ei saa. Sest ma arvasin, et sinu räpikarjäär jäigi sinna taha kinni, et sa ei suutnud, sa kokutasid kussi. Ma arvasin, et sinna taha see jäigi kinni. Ei, ma ühel laulu olen räppinud küll, see oli selle Non-Slide'i AM lugu. Võite selle siia vahele panna taustale või see green screenile mängima, see on täitsa vist Kanal 2 copyright küll, aga AM. Kas Non-Slide AM. Kas me saame seda lasta või? See helimeest läks sammu ära. Ei, aga ma küsin, kas me ei saa copyrighti selle või? Copyright strike'i panete peale meile, jah? Ei, see on vist minu meelest, see on mingi Su nädal kõlab tuttavalt oli kunagi see talk show Mart-Meeris Sepa ja Katariina Tammel. Kanal 2-s, ehk siis kui Kanal 2 tahab, ta võib teile keerama hakata, aga nad ei oska minu meelest YouTube'i kasutada. Väga hea. Siis me kasutame selle võimaluse ära. Telekanal ei oska kasutada. Igatahes praegu see vaikselt taga taustal käib võib-olla tõenäoliselt. Jaa, käib küll. Ma arvan, et me paneme selle sinna ja nüüd see käib ja siis me ikka veel räägime samal ajal sellest, et see võib käia. Oh shit. See on päris hea. Mulle täiega meeldib see. See oleks nii hea, kui see praegu ei käiks tegelikult. Me vaatame ikka seda Vanishi logo siin, vaata. See Vanishi logo. Vanishi logo pole ikka veel ära. Mulle meeldib, kuidas me lihtsalt
Hansu tööd raskemaks teeme. Ma arvan, et see on kõige kvaliteetsem podcast, mis me siiamaani teinud oleme. Ilmselgelt, Professionaalid. võttes välja selle cringe'i ehk siis kõik, mis siiamaani on olnud. On professionaalne. Ma olen kogu aeg tahtnud, ma vihkan seda cringe väljendit, kuidas eesti keeles seda, mitte et ära palun seda eestikeelset versiooni, ärge keegi öelda. Mis see öelda. muidu on, kringel või? Ära, see on veel hullem, sest ausõna kasutataksegi sõna kringel. Nagu ei, see on nagu... MB. Cringe on murenema eesti keeles. Murenema, roomama, lömitama, tagasi tõmbama, kintsu kraapima. Kaapima, kintsu kaapima. Kaabib reisib. Cringe on Orjalik alandus. Alandus, lömitus. Meie terve podcast on üks suur orjalik alandus olnud. Täielikult alandav. Hans on vist ori tegelikult. Ei ole, vabandust ei ole. Hea, et sa ütlesid enne. Ja, et sa enne monteerimist seda ütlesid, et siis ta nüüd teab, et... Vabandust. Oota, aga räägi mulle, mis sul selle Liivalaia Peetri pitsa töötajatega on, nagu sul ei meeldi vist nad ikka? Ai, nimepidi ei teagi neid üldse. Ei, ma lihtsalt ükskord läksin sinna ja ütlesin veits rohkem sõnu kui vaja. Siia saab panna selle Insta-kontost selle screenshoti. Saab panna siia. Ma ei hakka ümber seletama, siis saame kompaktsemalt selle asja tehtud. Et sa ei tee terel ja aitäh vahet. Ega kas te ei ole seda kunagi teinud või? Nagu kogemata öelnud vale sõna? Või hommikul näiteks, ma olen poepöö juurde läinud öelnud seda aega. Ja kui voodist tulema hakkad kogemata, ütled, ma läksin. Me nüüd praegu midagi meelde tuletada. Ei tule lihtsalt. Ma lähen! Sorry, keel läks sõlm. Pingeline hetk oli. Mul juhtub mingi iga teine päev seda nagu. See. Jaa. Ta ei saa aru, millest räägid. Või saad ja räägid ikka. Ei, ma saan aru. Ei, ma saan aru. Okei. Ma saan aru. Aga siis... Come on, ma saan aru. Ma saan ainult Red Bulli peal. Või selle tähendab, selle XL energia peal. Oh my god. Oi, minge metsa. Räägi veel midagi, Jonas. Ma kohe proovin. Sul on... Instas on sul kirjas Pro Financial Idiot. Mis sa selle all mõtled? See tähendab, et mul tänu oma... Või sa ei oska lihtsalt professional kirjutada, tahtsid tegelikult professional kirjutada? Jah, professional financial idiot, selles mõttes jah. Et see tähendab, ma lihtsalt käitun rahaga väga lollisti. Et mul ei ole kunagi raha üle. Aga selle eest on sul palju asju, millega... Ei, seda ka ei ole. Ma just nagu meil raamatupidaja tegi majandusaasta aruande, me lõime nagu vennaga käed kokku, jumal hea aasta on ja siis me hakkasin mõtlema, et kus see kuradi raha on? Kus see kõik on, mis see paberil peaks mul olema? Sealt tulebki see, et iga aasta sama üllatus. Nii et nagu ma aru saan, sul pole raha ja sul pole asju. Jah, täpselt. Ja sa ei tea, kus see raha on? Ma kahtlustaks naist. Ei, tal on... Temalt ma võtan laenu. Temalt ka? Naine kahtlustab siin. Okei, see on hoopis vastupidi praegu. Ei, see on see parim ettevõtluse vorm, et nagu paberi peal tundub, et on räigelt pappi ja siis nagu taskus ei ole midagi. Just, sest mul ei ole kulusid, mul nagu ei ole, mul ei ole... Mul ei ole ühtegi kulu, aga raha pole. Sa oled nagu Jüri Ratas vaatab äkki, et pole Eesti valitsusel pole raha tegelikult. Nagu see on see meie uus rahandusminister, et ise pani 2 ettevõtted põhja enne, kui rahandusministriks sai. Ütles ups selle peale. Aga no vähemalt ta teab... ma isegi ei oska teda välja ta teab, kuidas perse asju keerata vähemalt. Selles suhtes, et professionaal. See on confirmed. See on poliitiline satiir, see saade. Ei ole tegelikult. Tegelikult ei ole. Pehmed ja karvased uus hooaeg. Kas see ei käi... Sa ei tea, pehmed ja karvased. Ma pean poole valima. Sa ei tea. Sa pead ka valima. Ma tean. Ma ei vaata lekalt. See on nagu kõige sitem vabanduse. Sellel on... Veidit. Ega seda enam ei ole, aga kui sa referentsist aru ei saa, siis nagu kõba Instas ma unfollow-in siin. Poliitika oli parem see. Poliitika oli parem tema. Ja nagu nii,
põhimõtteliselt Laural oli üks väga tähtis teema, mida ta tahtis üles. Paneme tausta selle lifti protsessini, kuni sa otsid. Ma nüüd otsin, oot, vabandust. Vihjas. See oli ananass või? Ananas, Mirko. Kuule, ma tegelikult tahtsin küsida, ma kunagi teadsin, et sa nagu, see DJ teema, sest kas sa oled osa Gram of Funist ka või? Ei ole. Ei ole, sa oled lihtsalt mänginud. Ma lihtsalt viin vahel neile nagu viimasel hetkel setliste prindin välja, sest Kristel unustas. Ja siis lihtsalt jooksen kuhugi paberitega ja siis jään juba sinna ja siis olen mingis videos ja siis juba joon nendega. Kogemata niimoodi. Kas on ikka... DJ karjäär siis nagu nii hästi ei ole läinud? Ei. Lihtsalt hoikorras? Ei ole. Seal ma ei tea, ma ei oska. Mul on see, et nagu plaan B on see, et kui ma hakkaks selle sama Pärnu Varanda Kapatuna DJ sette mängima, et parukas peas ja siis mängiks mingit Steve Aoki Best of Summer Hits ja lihtsalt kogu aeg kuskil ja siis käristaks. Siis võib-olla midagi kuskile kutsutaks mind, aga üldiselt väga ei need asjad koos väga hästi midagi pärast. Paned YouTube'is mingi live mixi käima ja siis vahepeal tuleb lääk sisse, vaata. Net kaob ära. Net kaob ära. Kutin net kadus ära, oot, mis teie password oligi? Aga kas sul on ikka veel nagu see stage fright või kui see nagu... Kas on street fight, sa tead seda street fighti, et on sul ikka veel? Mida? Embo kuhugi. Stage fright. Jaa, see ei lähe kuhugi ära. See ei lähe kuhugi ära, et iga kord on ikka veel ennem seda pinda. Jaa, meil on isegi see, et meil on elukaaslasega kokku lepitud, et kui mul on esimemise päev, siis väga ei räägi asjadest. Et kui on nii, et kuule, kas me võiks homme seda teha? Õhtul on esinemine, mul on aju tühi praegu. Et lihtsalt käid nagu 3 korda rohkem vetsus ja... Aga kas sul on mingi rutiin nagu ka enne esinemist? 3 korda vetsus käimine. Kas ei kuula mees? Kas ei kuula mees? Ei, seal ongi, ma söön minimaalselt nagu ka igast võtete ajal, sest et kuidagi ikkagi ta seedimist mõjutab. Ehk siis mida vähem ma söönud olen, seda rohkem mul on energiat veidral kombel. Sest tavaliselt ma söön ennast lihtsalt äärini täis, kui on tavapäev nii-öelda. Ja siis ma lihtsalt teen 3 lõunauinakut ja ühesõnaga elu on hästi hea, siis kui pole esinemise päev. Nii et just praegu tõid lõunauinakult kodust? Kusjuures. Ma tulin ka. Ma ärkasin 6.15, kui Johannes mulle helistas. Mul oli uneaeg. See tundusid eriti unine. Mul oli nagu reaalselt padja kõrval telefon oli, see helistas mulle, ma ütlesin jaa. Kurat. Oota, aga kas sa teed nagu päevaseid? Ma arvasin, et sa ei tee päevaseid uinakuid. Ma teen uinakuid siis, kui on võimalik. Kui on võimalik. Nii et. Vapsi. Ma olen väga uhke. Ma tegin kunagi. Siin paar aastat tagasi tegin ühe uinaku ja... Sa ei tee kunagi või? Ikka vahest ikka. Mis kogu aeg on? Ma nagu tahaks öelda, et ma olen nagu pisiperson, aga tegelikult vist ma ei tea. Tšut-tšut. Magan 5 tundi ja võtan ainult külmasid duši ja proovid imidžit hoida. Kähku miitingud kohe 7 algavad. Ja ärikõned. Sul polegi suurt käekella või? Kui sa EBS-i venda oled mõtlesid, või sa võtad maha siit, siis kui see podcast proovid suhestuda rohkem tavainimest. Ja ta tahab rohkem nagu mul olid nagu need Kristel käevõrrad. Ma just sain omale uue käekella nagu üliilus nagu, aga ma ei pannud seda täna. Ma täna võtsin nagu. Cash mees, tõmbad ninaga veits alla poole tagasi nagu. Ei Virkol pole vaja seda suurt käekella, tal ei ole nagu vaja... Ta ei ole nii pisiment, nagu ta ütles, vaata. Ta tahab välja näha nagu epsikas, aga tegelikult... I got shit going on nagu väga hea nagu asjad praegu tulevad. Ei, aga kas nagu nende käekelladega pole kinda sama värk kui suurte autodega, et mis suurem käekell on, ma lihtsalt võtan selle... Proovid seda... Vanaema ümmargusse, vaata. Siis proovid kompenseerida nagu ära, kus on nagu puudu jääb, vaata, et... Jaa, sellest ma ei saa sellest väga aru, ma ei usalda neid tüüpe, kellel suur käekell on. Sul on päris väike. Ongi täpselt siuke väga slim, naiselik siuke. Et aga kui on siuke pluss mul on tegelikult väga kitsas käevaarus ka, nagu kui me võrdleme, meil on umbes sama, vaata. Et mul ei toimiks, kui ma paneks sulle siia mehise kella peale, siis oleks üle servades lihtsalt. Ja mul oleks ka. Kuidagi tillukest käed on. On ju. Aga seest... Väga kenad ja naiselikud. Sul on hästi koledad suured käed. Mul on koledad suured käed, või? Ja nüüd peksis inimestel kõrvaklappides väga palju üle. Jah, sorry. Meil on saanud probleemid nagu, Johannes, kas sa arvestad inimestega mitte? See oli lihtsalt tšekk, vaata, kui närvi sa lähed. Jah. Läbi teema. Ananas. 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 Ei, no tegelikult,
kui sa teed, vaata nalju, sa ütlesid, sa teed nagu kunagi tegid musta huumorit hästi palju, onju. Kas nagu vahepeal inimesed võtsid seda liiga tõsiselt või nagu vahepeal ongi, kui tehakse mingi neid stand-up comedy, noh USA-s eriti vaata, et hoitakse nagu, proovitakse nagu publikule hullult meeldida. Et nagu kardetakse üle piiri astudest, et ongi, kui sa ütled mingi ühe tsitaadi, siis ma ei tea, tehakse uudis sinu kohta ja kõik vihkavad sind ja et miks või nagu, kuidas Eestis on, kas nagu inimesed võtavad mingeid lolle nalju liiga tõsiselt, kui sa teed näiteks mingi sihtgrupi üle nalja? Esiteks üldiselt pole kedagi kohal seal, kes viitsiks kirjutada midagi, sul peab lihtsalt väga halb sett olema, siis kirjutatakse, et väga siit sett, aga lihtsalt ei toiminud ja keegi ei naernud ja vana materjal ja mis iganes. Aga seda, et keegi issand jumal, ta ütles midagi beebide kohta või midagi, et mul kunagi oli see nali, et keskkonnasäästja leiab prügikastist surnud beebi ja siis võtab selle jalast kinni, et okei, see on nagu vales prügikastis. Aga noh, pole inimest, kes oleks koha peal seal niimoodi, et issand jumal, mina lapsevanemana solvasin nüüd, et see ei levi üldse sinna nagu kuidagi. Lihtsalt endal hakkas veider, sest alguses ta nagu oli mul pigem siuke karakter oli, siis oli isegi lihtsam nalja teha, et oled nagu punt sees ja vaatad maha, sest noh, reaalselt oled täiesti närvis ja krampis ja lihtsalt pähe tuubitud teksti loed peast maha nagu. Aga siis mõjus nagu karakterina ja mida rohkem ennast avasid, siis juba rääkisid nagu iseendana samat rõvedust ja siis ta enam vist ei sobinud kokku nii hästi. Kas sa muidu nagu, kas sa ainult Eestis nagu stand-upi teinud või sa oled nagu Eestist väljaspool ka, et? Eestist väljaspool, aga eesti keeles. Me oleme käinud kuskil Brüsseli ja Luksemburgi eestlaste juures nagu. Inglise keele kiri üldse? Ja ma ei tea, mul on nagu paljud öelnud, et mul on päris hea inglise keel. Aga ma ei tea, mul on nagu mingid kohad on, kus mul on, mis on veel nagu bucket listis, et ma vahepeal käisin Kopenhaagenis palju, seal on mingid open mic'i õhtuid ja seal tegelikult saaks proovida ja ma veidi oskan nagu taani keelt ka, et seal võib-olla saaks mingit turgu avastada. Ja ma selle Harimatiga veidi olen pommitanud teda, et kuidas see nagu käib see teema üldse, aga tema pealt tundub, et see on liiga palju tööd. No ta on ju veel Kanadas ka. Ja, et sa pead seal mingi, noh, S-asi tal ütleski mulle, et sa pead räägib mingi showcase ima, ehk siis kõigepealt sa pead hakkama lihtsalt käima eri kohtades ja lootma, et siit pannakse tähele ja siis äkki hakatakse suunama ja noh. Isegi Harimati, kui ta Eestis oli, ta vist käis lihtsalt igal õhtul kuskil, ma ei tea, mingis Red Emperoris lihtsalt, kuigi isegi kui seal üritust ei olnud, käis seal lihtsalt esinemas mingid soomlasi sõimamas, et noh, lihtsalt see drive, mis sellel vennal on täiesti mental, nagu mul on see laiskus, et mul on vaja, et keegi korraldaks konkreetse ürituse, et oleks kuskil, noh, et kutsutakse, öeldakse, kaua on vaja teha ja aga seda, et ise hakkaks korraldama midagi, ei viitsi. Ei taha siis nii edukas olla kui Harimati, jah? Ei taha. Professionaalne rahakulutaja ja professionaalne, et ainult siis, kui tulen, kui kutsutakse ja täpselt. Kuidas üldse hakkasid selle koomiku, stand-up koomiku karjääriga tegelema? Vist selles mõttes tänu Comedy Estoniale, sest et enne ei olnud üldse vist sellist värki. Võib-olla mingid näitlejad tegid mingid monotuure ja asju. Aga Comedy Estonia tegi open mic'e ja siis me nagu tegelikult üldse ei julgenud minna ja siis lihtsalt lõpuks kuidagi said julguse kokku ja tegid ära ja siis õnneks läks hästi. Enam ei külasta seda nii palju või? Comedy Estonia asju? Yeah. Ei, seal on ühed in-house reeglid on seal siuksed, mida ma äkki siin ei lahka. Okei. Ja. Ühesõnaga jah, et ma seal enam kahjuks ei saa midagi teha. Et selle Seseraniga ei saa enam nii hästi läbi? Ei, me saame hästi läbi, aga tal on hästi konkreetselt Comedy Estonia nagu liikmete siis siuke pikk eeskiri ja allkirjad alla? Pikk eeskiri, et ühesõnaga, okei, lühidalt kõik on hästi, me saame hästi läbi, aga neil on lihtsalt reegel, et kui sa nagu ise hakkad üritusi korraldama ja kuskil mujal esined, mitte Comedy Estonia üritusel, et siis nagu pole nagu väga, nad ei paneks sind enda omadele ka aina. Huvide konflikt siis lihtsalt. Huvide konflikt. Jah, mingis mõttes, et mingis osas ma saan selles osas väga hästi aru ka, et Luis on nagu alustanud seda asja ja tal oli vist see point ka, et noh, et kui ütleme, et noh, Comedy Estonia teeb ma ei tea, Kivipaberkääriduse ürituse ja siis ma lähen sinna niisama näiteks kas või esinema, siis vaatajale võib jääda mulje, et ma olen ka Comedy Estonia koomik ja kui mul on mingi eriti siit päev ja ma olen täis ja värki, siis nagu jääb võib-olla kahjustab Comedy Estonia mainet see, et nagu üks venju ja sest noh, venude bukkimisega on ka veits vahepeal tulnud nagu viisakaid konflikte, et kui me oleme läinud samasse kohta esinema, siis on tulnud väike siuke märge, et
äkki ärge neid fopaa-tüüpe enam kutsuge siin. aga kas sul naljad tulevad nagu eesti keeles tuleb paremini või inglise keel nagu vajab veel seda, et sa pead ikka nagu mõtlema umbes, mis sa ütled või? Inglise keeles peaks jah kindlasti harjutama ja seal ma ei saa nagu puusalt panna, sest isegi kui ma nagu ma olin 8 aastat nagu sellises international suhtes, ehk siis ma 8 aastat suhtlesin inglise keeles oma elukaaslasega, aga et siis mul oli ta nagu sihuke on point see keel, aga praegu näiteks 2 nädalat tagasi tuli üks mingi Michigani tüüp tuli korraks külla, käisime mingi Depeche Mode baaris ja kuskil lihtsalt joomas 3 tundi ja ikka väga mitu korda jäin nagu toppama lihtsalt sõnavara taha. Et nagu muidu on flow paigas, aga eesti keeles ma tegelikult jään ka väga tihti sõna taha kinni, et nagu mis see sõna on? Aga kui sa tavaliselt jääd sõna taha kinni, kuidas sa ennast välja mängid sellega? Kui laval jään, siis on väga halvasti, sest siis ma ei julge, ma ei oska midagi teha nagu. Üldiselt see on väga olulisel kohal ka, kus nagu peaks nali olema. ja kui siis toppama ja siis tuled tagasi selle juurde, siis üldiselt ei seivi seda. Nii et sul pole mitte mingit viisi, kuidas sa ei ole mitte midagi endale. Sa pead ananassi karjuma lava peal. ei, mul väga ei ole, ma olen seda varem ka rääkinud, et et kahjuks ma ei tee seda nagu nii tihti. Ehk siis mul ei ole mingit safety't ja ma ei ole mingi rets, mingi publikuga suhtleja ja värki ja kui mul nagu oma kavas midagi pekki läheb, siis mul ei ole see, et ma siis teen hoopis nii nüüd jätka. Et siis ongi pekkis, Sa peaksid nagu kuidagi siduma need jutud, et kui see pekki läheb, siis sa lähed sujuvalt teise branchi peale. Kui sa ühe nalja kaotad, siis juba on veits siit tuju enda. Aga lihtsalt näiteks varsti mingil suve lõpus tuleb üks üritus, kus esinen mina ja 2 nagu näitlejad, kes teevad siis ka nagu nii-öelda siis stand-upi. Üks vist kirjutab ise, teisel on kirjutajad ja vaieldav, kas see on puhas stand-up või see on monotükk. Aga ühesõnaga seal ürituse korraldaja võttis mu ühendust, küsis, et kas sa tahad prooviga teha. Nagu täispikkuses asi läbi teha. Ja seal mul jõudis kohale, et sealt vist lähebki see piir, et minu meelest on täiesti okei, et sul iga 5. kord võib-olla läheb täiesti persse nagu enda arust. Mõned fännid nagu naeravad, aga see on tõesti osa sellest, et mingi hetk on balanss paigast ära ja sulle ei pea olema seda, et sul on niivõrd 1000 korda läbi harjutatud rutiin, et sa tead, et see kogu aeg killib. Aga see võib-olla seal näitleja, kuna sa oled ikkagi harjutanud nagu näidendeid ja mis iganes teksti analüüse ja ettevalmistust ja proove, et siis see ei ole nagu vastuvõetav see. Pluss äkki ka see veel, et sinu enda jaoks, ma arvan, et sulle meeldib ka, kui su tekst on natukene selles suhtes originaalne, et sa ei ole ka seda nii palju läbi töödelnud ja enda jaoks nagu uuem vaata. Ja siis, kui sa oled nagu mitu korda läbi proovinud, siis ma arvan, see päev ei ole sul ka enam seda entusiasmi, seda... Ja seda peab leidma kahjuks, õnneks või kahjuks. Aga põhiline on see, et jah, ma veits nagu meelega proovin seda teha, et ta ei oleks liiga lihvitud, et oleks mingi inimlik faktor juures, sest et meil on paar korda öelnud, kas või see sama, mis ma mainisin, käisime seal Brüsselis esinemas poistega ja siis mingi tüüp vaikselt ka kohalik sealt eest. Kas need samad poisid, kellega ta Pärnumaa rannas? Üks oli küll, Tigran ja Kaarel Nõmi. Ja siis üks tüüp sealt kohalik küsis, et kas te sellele ei ole mõelnud, et mingitsugust kõnekoolitusele minna või hästi viisakalt kuskil nagu drinkide kõrval küsis, siis me fuck see vend. ei ole. Mul tuli nagu peas hakkas praegu mingi mõte keerlema, et kui sa läheksid sellest, et ongi nagu mingi laval või midagi persse minna. Ma ei tea, kui palju teatris olete käinud keegi siin, aga kui palju teatris nagu inimestele perse läheb tegelikult midagi? Kogu aeg läheb perse, aga siis sa pead kaasa mängima. Ma aasta aega näitlesin oma professionaalse karjääriga. Ja siis oli ka ikka see, et vaatad otsa inimesele ja nagu, et ma nüüd panen Pano teksti ja sa pead muga kaasa mängima. Lihtsalt vahid otsa ja siis teine nagu vend saab aru, et okei, nüüd on see, et nüüd hakkame siin nüüd improt tegema. Ja siis nii kaua, kuni kellelgi tuleb lain meelde, tehakse improt. Põhimõtteliselt nii käibki. Kas teil, Laura oli muidu just mingi paar nädalat tagasi esinemine, kas teil seal läks ka... Oi, kindlasti, ma olen tantsija, alati läheb perse, siis sa mängid selle välja. Kõige toredam näide vist on sellest, see on mingi suht vana, ma ei tea, äkki mingi 8 aastat tagasi, oli ka üks koolitants on ju, Eestis mingi suht mõttetu, aga Eesti mõistes siis ikkagi nagu tähtis üritus tantsumaailmas ja siis olime finaalis ja kellegi läks koht nii perse, et põhimõtteliselt pidin maha istuma niimoodi, et ma viskan jalad üle teise inimesi, ma sosistasin talle, pöörsin võtta pea ära, pidin mõelda, et sa oled täiesti fucking vales kohas ja siis tuled tagasi mingi kõik on korras ja teen edasi ja siis tollel aastal jagati välja ka nagu
Power Hit Radio oli sponsor ja siis jagati nagu Power Girl ja Power Boy põhimõtteliselt kõige suurema energiaga tantsijad välja kogu kontserdi pealt, kus on mingi 100 tantsijaid ja tuli välja, et see olin mina. Nii et ma olin nagu, no ju siis pidi sitasti minema, et nagu nii juhtus, aga ma nii mäletan seda, ma täiega sosistasin lihtsalt nagu ikka suht kõvasti niimoodi. Fucking Christ. See oli 2018. aasta Power naine. Ma olin Power naine. Power naine. Tantsuga on veits seesama, mul ema on kontsertmeister ja siis ta on nagu, issand jumal, mul läks jumala sassi mingil esinemisel. Mitte keegi ei saanud aru. Nagu, publikust ei saa keegi pihta, kui sa nagu lihtsalt jätkad. Kui sa jätkad, siis see on täiesti tõsi, sest publiku ei tea tegelikult, mis seal peaks olema. Recently oli ka võistlus ja siis meil olid keebid. Hiljuti siis eesti keeles, nii. Hiljuti, recently. Tõlge on olemas, vaata. Sünkroontõlge, aitäh. Meil oli keebid ja siis me pidime poole tahtsime pealt ära võtma. Pidime poole tahtsime pealt keebid ära võtma ja siis see kuradi pael oli nagu nii fucking kinni, et nagu lihtsalt ei tulnud. Kõigil teistel hakkab ära tulema ja meil läheb tants edasi, siis ma olin nagu persse, ma pean seal ära saama, nagu see on see, et ma pean selle tõesti ära saama. Ja mida ma mängisin see, et ma hakkasin rebima seda ja oligi minu soolo, ma lihtsalt rebin seda 10 sekundit ära ja siis viskan selle kuhugi nurka. Ma ei tea, mis just juhtus. Ma arvan, et sa just tapsid nende kõrvakuulmisega. I killed everyone. Aga ma ei tea, kust sa tulist, et nagu kui ma niimoodi teen, siis juhtub midagi. Sa läksid nagu... Kaamera, mis kaamera? Ma läksin kaamera vastu. Kas sa läksid kaamera vastu? Ma läksin kaamera vastu, vaadaks siin on kaamera. Ma nagu kuulen laudatust kõige rohkem. Me peame hoiatus, vaata sireenid panema 5 sekundi pärast nagu keera kõrvaklapi veits alla poole. Jee, on sulle veel tööd! Ärge korjuge! Aga igatahes ma tõmbasin selle keebi siis ära ja kõik teised nagu lihtsalt samal ajal, kui nad tantsu teevad, kõik mõtlevad, mida vittu just juhtus, mis fuck see on. Lõpetame kava ära, kõik on nagu, Laura, mida fuck just juhtus? Keegi publikust aru ei saanud, kõik arvasid, et see oli tantsu osa. Sobis. Kohtunikud olid ka, et meie skript on ammu läinud. Mis skript? Täpselt. Professionaalid, jätkame alati. Meil on kõik pähe tuubitud, sellepärast me miimimegi siin ananassid üle, sest ananass tähendab, et me vahetame... Nad kuulsid seda. Või ei kuulnud? Ei kuulnud. Aga see kaamera käis, me võime selle klipi insertida. Väike kringel või? Ei, kuidas oli orjalik... Lömitus, täielik lömitus oli see. Alandus. Alandus, kõik samas. Aga ei, tagasi minnes veel selle Laura teema juurde alguses, et kas sa arvad, et Ameerikas... Mitte koolitants, ma räägin nüüd jällegi sellest põhimõtteliselt, et inimesed on liiga tundlikud osade äkki väljaütlemiste ja see on just nagu just Ameerikas hästi, pigem Ameerikas. Ameerikas on niimoodi ka, et seal kui väga hästi läheb, siis võid nagu laval millegagi pihta ka saada. Kui hästi läheb? Ma ei teagi. Liiga hästi läheb. Mingi dok oli mingist road-koomikutest, selle traileri vist oli küll, kuidas mitu tüüpi said õllepudeliga vastu pead laual. Aga jällegi siin on see küsimus, et kas sa arvad, et inimesed liiga palju energiat kulutavad just selle peale, et nad tahavad kellegi, mitte laimamine, aga kellegi just halvustamine, et kuule, või see ülereageerimine? Vot see nüüd taandub ühele suurele teemale, mis ma olen hakanud täispeaga aru saama asjadest. Iga reede. Iga asi, mis veidigi inimesi närvi ajab ja mis läbi ka mind närvi ajab, taandub sellele, et inimesed on lambad suures osas. Ehk et see, et siuksed asjad üldse uudise künnise ületavad, on see, et inimesed klikivad nendele, mis tähendab, et mass on lambad. Ehk siis, kui sa paned nii, et mingi koomik ütles seda, nüüd on emad solvunud ja kui sa lähed originaal-tweedi peale, siis sellel on mingi 7 laiki ja 2 retweeti. Aga kuna mingi hashtag on õige, siis on mingisugune, ma ei tea, mis need kollased ajakirjad on selle üles võtnud ja sellest suure asja puhunud ja rahvas, kuna nad on lambad. See on see tavaline elu 24 lugenud. Jah, et kui sa vaatad isegi mingisugused, mis on see Philippe de Franco või kes neid kokkuvõtteid teeb, mingisuguseid uudiseid. Tal on samamoodi, vanasti tal olid like'id näha screenshotidel, tweetidel. Kogu aeg, kui mingi controversy oli, nüüd on need ka välja kroppinud ja kõik samamoodi. Kunagi ei näe, mis see reaalne nagu spreed asjal on. Et sa võid täiesti tühjast kohast tegelikult teha, et mingisugune,
ma ei tea, Ashley kuskilt nagu Californiast midagi arvas ja siis nagu see on juba uudis ja siis keegi peab nagu vabandust paluma, sest et tal oli Vanish oli äkki sponsor ja siis nagu ei toimi. Aga nüüd on see küsimus, et kui sa nagu tead tegelikult, et see, mida sa ütlesid, ei olnud selles suhtes vale, et sellest ei tohiks nii suurt asja puhuda. Et kas sa arvad, et see vabandamine just tegelikult veel mõjutab seda ja veel rohkem puhub seda üles, et nüüd sa reageerisid sellele, see tähendab, et sa tunnistasid oma viga ja see tähendab, et nüüd see veel, või üleüldiselt, et sa reageerid sellele? Ei, üldiselt, et see on vist üldlevinud info, et vabandatakse ainult siis, kui sul on nagu raha kaotada, ehk siis igast koomikude avaliku elu tegelastel, vähemalt siis üle suure lombi on need diilid, et nad on mingid, enne influencimist üldse nagu oledki ambassador, mingi brändi nagu nii-öelda face, ükskõik mingi, ma ei tea, Taavi kehakreem või mis iganes, kuna see teeb ka mingid baby wipes, teeb Tav, on ju, ja kui sa siis teed mingi sita nalja, siis kahjuks Tav võtab sult 5 miljonit ära järgmise 5 aasta jooksul, ehk siis ainult sellepärast vabandatakse. Need tüübid, kes näitavad nagu fuck you, ma ei vabanda, neil pole ühtegi sponsordiili ka. Et mul on jäänud mulje ja mingid teised koomikud on ka rääkinud sellest, et see on puhtalt ainult rahas, et kui sa oled nurka surutud sponsorite poolt, siis sa pead vabandama. Kas võime ka analoogiliselt ka vaadata YouTuberite juures seda? Jah, see James Charles'i miim mulle küll meeldis nagu. Jaa, Mis miim? sa isegi puudutasid seda. Jaa, veits nagu Before ja after. Mingi page on meemilordid, kes iga 10. meem on väga hea, ülejäänud on siuke veits venitamine. Vahepeal tuleb sealt midagi head. Kas te Resto meeme teate või? Jaa, need on päris head. Need on nagu aga ma olen jälle täpselt, ma ei ole viitsinud tööd sinna sisse panna. Aga mul väike kahtlus on, et need on jälle otse tõlgitud, aga väga hästi tõlgitud kuskilt mujalt nagu läänest äkki või? Enamik vist tegelikult on, jah. Aga lihtsalt podcastidega tegema tillikasta. Aga lihtsalt tavaliselt näeb selle tõlke ära, sest see on nagu mega sitasti tõlgitud. Aga see on kuidagi eesti keeles nagu väga seal on nagu hästi kirjutatud. Ja mõned on ikkagi mingid originaalid ka, et näiteks Eesti vendade kohta tuleb. täis soomlaste tippi. See on näha nagu. Shout out Resto meemid, see paneme logoga ja lingi. Vanishi selle kõrvale. Resto meemid on uus sponsor. Siia nagu selle taha saab kõik mingi räiged sponsorid taha panna. Kõik, keda me tahame ja kõik, kelle kohta me sitta ütleme, kõik lähevad siia nagu absoluutselt. Mulle meeldib, kuidas meie Naaniga on meie sponsorite arv niimoodi lihtsalt kordistub praegu. Ei pane järgmine sponsor meile. Äkki me peame varsti vabandama hakkama, et nagu Vanish. Me ei vabanda millegi ees. Victorinoxi need veitsi. Olemas. Tuleb juurde. Olemas. Aga ei, igatahes, kas seda saab paralleeli tõmmata sinna YouTuberitele ka? Jaa, aga seal on vist see paratamatu, ma ei tea, kui ütleme Ensu Gustav mingi sita nalja teeks, siis ta tõenäoliselt praegult peaks vabandama sellepärast, et Kanal 2 nõuaks talt seda. Tal vist on saade alles veel. Tead, ma reaalselt ei tea. Ei, ma arvan, et tal on... Äkki suvi. Ma tean, et tal on mingisugune, ma ei tea, Pepsadendiga on ka mingi diil. Tal on ju see preemia. Aga see on Eestis see, et ma arvan, Ensu Gustav võib öelda, et ma ei taha teie 200 eurot nagu, ma pigem hoian oma nagu seda oma image'it ja ma ei hakka selle pärast nagu ütlema, sest Eestis on need summad nii väiksed lihtsalt. Ma saan sellest aru, et suurema turu puhul sa võid tõesti mingist 200 000 ilma jääda, kui sa mingi ühe vale sõna ütled, et siis muidugi lihtsalt ütle sorry ja collect. Eestis on näiteks isegi mingi üritus on, kuhu kutsutakse mingi lauljad või mida iganes, siis tasu on see, et sind nähakse nagu. Ja, täpselt. Ja ma tegin Henriga eelmine aasta ühe suure projekti, siis seal oli samamoodi, et rääkisime sellest, et kuidas nagu siis suhtutakse üldse neisse, siis ülitihti tulebki see, et tere, kas sa tuleksid meile reklaamnäoks, et tastutasuks anname sulle pilte ja promo. Ja siis see nagu on kõigi arust piisav. Mõnus. Aga hunnik inimesi neid, kes mingis mõttes neile nagu hoogu juurde annavad neile, kes pakuvad, sest et kui sa teed mingi promoürituse mingisugust uutele päiksekreemidele, siis tuleb nagu 20 nagu kohaliku influencerit tuleb lihtsalt kohale ja teevad nagu tasuta pilte ja siis saavad paar testerit juurde, et nagu muidugi jääb mulje, et inimesed tulevad tasuta su reklaami tegema. Kuna on ikka, mõned on lambad, väga paljud inimesed on lambad. Palju on see ka, et nagu mingi alustavad influencerid just nagu nad tahavad kusagile pildiga saada ja siis nad ei saa kuidagi pildile, kus nad suruvad mingi näokreemi kusagile, mingi toobi
kuhu iganes. oma köögis Jysk ja kõik nagu mööbel on tag'itud. Ja Jyski mööblit. Läheb Kristiinesse just Jyski poodi ja hakkab filmimised jõub. Aga no kinda nii tulebki või noh, mingitega on tõesti, ma ei ole nagu mingi räige influencer, mitte mingil moel, aga nagu ükskord oli ka mingi, et promosin lambist lihtsalt firmad, kes mulle meeldis, nad saatsid mulle, mingi pildi tegin ja panin story'sse, et kuule, su pilt on mingi täiega kena, kas me saame osta sult selle ja me tegime sind ka, siis ma olin, bitch, jaa. Nice. Kui palju ostsid? Sotiga ostsid pilli mu käest. Oh shit, läks. Ja see oli üks proteiinibatoon nagu. Ma ei võtta nimelist, ma ei tee promo. Aga miks see, kas oli sul kuidagi see oli eriliselt lihtsalt siis? hästi tehtud pilt, nagu ma ei tea, neile meeldis, sa lihtsalt tahtsid kasutada seda. Nagu ja siis kasutasid? Ja räägin enda saladusi. Veskoga ikka vaata, panin peale mingi filter 5 või ma ei tea, mis iganes seal on, eks ole. Mis iganes see number ka poleks. Ja siis niisama ka, et kui ma olen mingi, noh, ma olen jumestaja, siis mingi tooteid nagu just on story'sse pannud, siis on ka firmad mingi lihtsalt enda story'desse nagu pannud selle, et mingi aitäh, mingi ja tore on kuulda ja bla bla. Aga kui sa nüüd järjekorda paneksid, siis on sul valida tantsija, näitleja, jumestaja, mis järjekorda? Tantsija, jumestaja, grimeerija, afropatsid ja siis on kõik muu. Aga see on nagu järjestus, esimene tantsimine. Kui ma pean valima ainult ühe asja. Mis see nagu kõige rohkem su aega võtab? Tantsimine ja jumestumine ja see nagu suht võrdselt. Samal ajal? Jah. Samal ajal. Aga tantsimine on ikkagi praegu sul hobi korras? Ei ole. See on mu elustiil. Elustiil on. See on ta isiksus. Go-go see on ta coconutid on siin olnud. See on ta emotsionaalne väljendus. Emotsiooniline väljendus. See oli see, et ta ei suutnud öelda koomik ja komödiant ütles komöödik. Ei, see olnud mina, see oli... Ma ei tea, kes nendest kirjutas selle sinna. Mina lihtsalt... Ja siis mu reaktsioon oli mõlemal Hansuga oli nagu... Ma lihtsalt... Sorry, Virk. Ma ei tahtnud sind bussi alla visata. Hashtag komöödik. Mu eesti keel lappab ka vahel lihtsalt nagu... Ega me pole ka siin. Me pole siin perfektsed, okei? Me oleme professionaalid, mida sa vaatad. Aga perfektsed me ei pea olema. Keegi pole perfektne. Aga kas sa kuskil Ollikas või teatris oled nagu olnud Go-Go tantsijaga või? Vahel on olnud see, kus nagu pakutakse... On kutsutud, aga ütlen ära, ma käin J.D. Streetis, vaata, siis on ikkagi see, et kas sa lähed kompanialt või sa ei lähe üldse. Sest et see on ikkagi nagu see, et kui mingi lambikas sõbrana kutsub, et kuule, mul on homme esinemine, oleks vaja nagu ühte lisatüdrukut, siis nagu on vastus ikkagi ei. Et see käib läbi... Ei lähe. Officially käib ikka kõik ja nagu tuleb ikka maksta ka. Siia siis J.J. Street Crew või Dance J.J. Street Dance Company logo ka! Ja teeks tiir ka niimoodi. Ja siis sädemid. Hans lihtsalt kõik efektid lihtsalt nagu. Hans sureb praegu. Motherfucker! Ta tegelikult hetkel pelab kuskil ja siis pärast vaatab seda salvestust ta nagu türa, ma ei tee midagi, lihtsalt ma jätan selle green screen lihtsalt siia terveks ajaks nagu ja joonistan paintiga paanis. Ja kes podcastina seda kuulab, siis meie taga on üks green screen, mille peale me oleme siis logosi surunud. Nüüd saate ka aru, millest me räägime. Ja tund aega oleme rääkinud seda. Siis Vanish, J.J. Street, midagi on veel. Enam ei tea, Tavid ja kõik on ka juba ammus. Resto miimid, jah. Hensu Kusta ka ja Kanal 2 ja Hensu Kusta show ma vaatasin. Ja siis see meie AM lugu Kristeliga. Kõik on siin. Ruumi on veel, lükkame väiksemaks ja nüüd teeme juurde. Ja Hensu Kusta see esimene hooaeg lõppes ära siin 1. aprill oli viimane osa. Mis ta tegi üldse? Ta tegi nagu see America's Funniest Home Videos. Ja ma korraks peidan ennast ära. Kuule, sa läksid ettevaatlikum olema. See sama oli. Nüüd teist poolt huult lõid ära. Teise kohe. Ära punasta. Kõik on korras, kõik on fine. See on valus lihtsalt tal okei. See on räigelt valus praegu. Valu tagasi. Jah, vastasin su küsimusele siis. Nagu America's Funniest Home Videos, aga lihtsalt ta oli see host, vaata. Et selle promo või oligi... See päris saastu ise nagu nii. Mis küsimus? Ühesõnaga, Hensu Kusta tunnistas ka enda viga, et ta nagu reklaamis seda, et see on Hensu Kusta show. Nagu kõik arvis, et see on nagu mingid Hensu Kusta mingid naljad või midagi sükest, on ju. Et no, et Henry nagu teeb nalju, on ju, Hensu Kusta karakteris, aga tuli välja, et ta lihtsalt on nagu saate host ja lihtsalt näidatakse naljakaid videosid. Et sellepärast olid inimesed nagu mingi, et noh, kas see oli siis nagu õige promo või ta lihtsalt ei väljendanud ennast nagu kõige paremini. Aga kuna nagu kõik mingi heitisid umbes seda saadet, siis tegelikult on see nagu Kanal 2 tegi selle, mitte
Henri Karpov . Et inimesed on nagu lihtsalt kohe lähevad selle isiksuse juurde nagu kallale . see vend on mingi noor tatt ka ju noh , küll Ta ta on, õpib , küll ta õpib . no eks ta selles mõttes , et eks ta õppiski sai . Spilling the tea või ? Spilling the tea . Tšau Henri , kui me kutsume sind ka varsti siia nagu . Henri on nagu , ma ei taha . ei no Henri Enam on mul edasi, ikka jah. Facebookis on sõber ja Instas laidime kõikide üksteise pilte vaata onju . see tähendab , et on sõber vaata automaatselt noh . ei , ma olen temaga ka nagu chat'inud ja kokku sattunud selles mõttes , et väga chill vend . Flex. Ta ise on tegelikult ju tore. ainuke , kelle nagu mingid vlogid või mis iganes need kuradi Youtube'i klipid , mille peale ma reaalselt naernud olen , sest see tüüp on nagu no ta teebki pohvult oma huumorit lihtsalt , jah . aga ta ma lihtsalt ongi , mõtlesin , mis et ta see on teeb . meeldivalt humoorikas , aga hoopis see on . Aga õige ju. . selles suhtes , et sotsiopaat . aga ta on ka ainuke , kellega või noh , nii-öelda influenceritest või Eesti Youtube'ist , kellega ma olen rääkinud , kes on öelnud , et inimesed on reaalselt talle nagu koju tulnud , mis on kõige halvem , sest et ta pidi avalikult seda nagu adresseerima kõikides oma kanalites , et inimesed nagu palun lõpetage mulle koju tulemine , et ta läks ikkagi suht vihaseks , et ta elab nagu vanematega suures majas , on ju Tartu lähedal ja literally inimesed tulid aia taha teda vaatama , kui samal ajal mingi ema mingi aias päevitab või isa rehaga mingi tõmbab kuskil . et nagu mingi väiksed pihvid leidsid kodu üles ja hakatigi iga päev käima seal . jällegi , ma arvasin , et see on mingi välismaa See on thing , nagu aga ja ei noh , pani ka mõtlesin , et Eestis ei tee nagu mingid lollakad vennad niimoodi ja siis noh , pidigi igale poole lihtsalt mingi mitu videot , mingi 6 aega järjest vist nagu igal pool lihtsalt ütles , et palun ärge tulge siia . nagu mis teil viga on , see on mu kodu , vaata . kas see on , lõppes ära sul ka on ka või ? niimoodi olnud ? jaa , kogu aeg . Kogu- Kogu aeg. nii palju Liiga fänne on . Lähen Prismasse , siis pardirada käib järgi , vaata terve ma ütle nalja , please . külmaleti juures , kui sa valid jääti , siis keegi laps tuleb nagu , ma olen see suurim fänn . aga muidu sinu vaatajaskond pigem , mis vanuses sul arvad , et su vaatajaskond on ? ma ei tea , see on the 7-12 . 7-2 9-year-old . ei , ma saan , vaatan seda Insta statsi . mis see Insta ütleb , jah ? mul on enda vanusegrupp kusjuures . vaatab praegu on nagu , on , ütleb , vaatab 7 nagu oh, never mind , See never ongi mind , 7 never aastased. mind . Insights . oota , nii . Audience . Audience . Audience . Audience. . ahah , okei , 25-34 on ikkagi kõige rohkem . no see on norm jah . 13-17 on vähe , õnneks 6% on Yes. 13-17 . võin ikka oma halba huumorit edasi teha . nagu Jah. halba head huumorit . Halba. proovi päästa veel . ma nüüd proovin jumala eest päästa , et keegi ei solvuks . mida ma ikka päästan , meil pole sponsoreid , kõik kaovad ära nüüd . meil pole ühtegi sponsorit . kõik on lännu . kas Kõik sa on said leid- selle arvuti veits odavamalt või sul on vene juured , et sul kirillitsa siin ka on ? ma lihtsalt tahtsin just täpselt seda toodet , seda värvi ja siis oli ainult selle Russia tekstiga . asus on see . asus see Jah. logo siis siia . uus sponsor kõige suuremalt siin . tegelikult võiks mingi fotopointi või mingi Ronixi sinna üles visata . ja kusjuures ma mingi tellisin vist kuhugi fotopointi tellisin eraldi nagu valgest , mõtlesin , et okei, no ma võtan siis valge , mitte ühtegi muud värvi , sest nad tõid mingi nädal aega kuskilt välisriigist , tõid mulle selle kohale poodi ja siis ma olin nagu , tere , ma ikkagi ei soovi , ma leidsin selle ühe Eesti toote nagu selles värvis kuskilt , ma ei tea , Kaup24 või mingilt lehelt nagu . siis ma sain selle , aga jah , see Russia kiri on lihtsalt ilus siin . Kaup24 päästis . Kaup24! logo kusagil . ja fotopointis paneme X-i peale , et nad ei päästnud mu elu . no see on liiklusmärk , lihtsalt suur ring kaupa . ja siis sinna just läks fotopoint . Fotopoint. ja siis nagu X , lihtsalt X X-ist , peale. X-ist lihtsalt . ja siis soundcheck nagu seal Family Feudis ka . jaa , Hans , palun kõik asjad nagu , mida me küsime su käest . anna andeks . Naan , kas sa oskad monteerida ? ja mul on ju baka selles osas . olen filmikooli läbi käinud ja mul on bakalaureus . sa tahad meile monteerijaks tulla ? oh ei . see on siuke , tähendab Hans ja , see on ka monteerimine . sa oled Hans 2 . oi , mis siin . Siis, kui me kutsume- ma mõistan Hansu valu , ja see on ikka . eriti kui seda tasuta teha . kurbust on näha silmist , ma olen Jaa. liiga palju asju tasuta teinud . sa saad kõnnist aru lihtsalt juba vaata , kui inimene on kurb . Hans on kogu aeg kurb . see on nagu see , et nagu PewDiePie vähemalt maksab inimestele . jaa , aga me ei maksa . see ei maksa . no
küll meil on nii palju sponsoreid, küll me varsti maksame. Kohe, meil on ad revenue tegelikult nagu siitaks. On jah? Ja nii palju view on. nii palju. Ei, meil tegelikult midagi sealt varsti tuleb küll. Iga 5 minuti tagant popib, kui te vaatate ka YouTube'i, eks siis iga 5 minuti tagant popib see ka sinna. Kusjuures YouTube hakkas vist mingigi enne igat videot mingi 30 sekki nagu lihtsalt mingi unskippable ad ja siis on mingi video jooksul mingi 2 tükki. Aga te ise ei säti neid või? Ma sain aru, kui me paneme selle, et lihtsalt on reklaam lubatud, siis meie kanali kategooria ja hashtagide järgi pannakse, mis oleks sarnane. Näiteks pannakse mingi, ongi kõrvaklappide ad või mingi muusikaplayer'id või Spotify või midagi siukest tuleb sinna. Kui sinna mingi huulepulga aeg tuleb, siis nagu, ma ei tea, siis tundub, et nagu YouTuberi või mingid need kanalid kuulaksid meid kõike juttu, mis siin räägib. Ma ütlesin ühe korra, et ma olen Grimeerias, siis äkki tuleb sinna see lipstick ad. Mul juhtus kunagi niimoodi, et käisime koolist väljas sõbraga lõunatamas ja siis sõitsime autoga kooli poole tagasi ja siis rääkisime nagu, et võiks nagu sinna kuradi auto 24 ringile nagu sõitma minna, et oleks nagu hästi pulli. Ja siis ma nagu jõudsin kooli, võtsin telefoni välja, Facebook, nii esimene näed, mis oli auto 24 ring. Et nagu päris ei, aga mul oli sama mingi, mõtlesime, et testime seda nagu. Et lambist lihtsalt leidsin, et inimesed on mingi YouTube'i pannud neid, et et telefonid kuulavad, et mul tuleb selliseid ääde ja ma ei ole neid otsinud. Otsingusõnadega automaatselt tuleb, on ju. Ja siis panime testile, et me rääkisime, et lapsevankrit, tahaks uut lapsevankrit osta, nagu räigelt on vaja uut lapsevankrit, et vana läks nii pekki, on ju. Et meil on vaja nüüd beebipoodimine ja uus lapsevanker osta. Räägime, mõne tunni pärast ongi lapsevankri äädid üleval. Juba neil on kunagi seda otsinud, nagu niisugust asja. Ja kaamera maha võetud chatis. Ei ole, sest et enamik äppides nagu ikkagi peab lubama seda vaata ligipääsu. Ehk siis ma isegi ei tea, mis äpist see võis tulla nagu. Messenger. Ma arvasin mingi Google või midagi. Messenger, Facebooki, Instagramis on ka lubatud, on ju. Kõik need, kuhu sa postitad mingilgi moel. Või need, mis panevad oma pilte sinu telefoni, vaata, jätavad sinna kausta teevad, siis kõikidel nendel on ka ligipääs, nii et ükskõik milline nendest võib olla. Samas vinguda ka ei saa, nagu väga head äpid tasuta lihtsalt meil kasutada, paar reklaami ette tuleb, siis nagu see on see price. Ikka juhtub, noh. Tõsi. Mõned käivad Instagramis karjääri sellega ja võiks nagu vabalt mingi 9 eurtsi kuus maksta Fesari subscriptionit lihtsalt, et saaks kasutada. Ära isegi anna nendele mõte, et need juba kuulavad. Kas sa maksaksid YouTube Premiumi eest? YouTube Premiumi eest? See on mingi 15 eurus vist. Kas see on see Red või? Ja YouTube Red. Ja selles maksaks küll, seal on ju mingid eraldi täitsa mingid filmid ja sarjad ja mingi see. Ja seal on samamoodi nagu mingi Hulu ja HBO ja kõik need, vaata, et seal tuleb eraldi sarju välja. See Will Smithi mingi film oli ka seal just. 3 kuud mul oli Brazzersi subscription isegi. Aga siis ma sain aru, et nagu ma ei teadnud lihtsalt häid tasuta saite. Nii palju 2/3 internetist on pornot. Aga see oligi, see läks nagu mingi 20 eurtsi kuus selleks, et nagu üle päeva nagu vihku panna. 20 euri kuus. Nii et neid me ei pane sponsoriteks siia praegu. Tegelikult. Brazzers! Jäiks peale, sest need on ja siis kallid. Sinne paremale ülevast nurka tuleb fake podcast. Jaa, okei. Kas Pornhubil on ka oma rewind või iga aasta? Neil mingi kokkuvõte on vist. Ma veedis, et ta päris kiirelt ütles, et endal mingi kokku võtta. Kusjuures ma netist lugesin, ma nägin Okei, ja nüüd tuleb seda. Nüüd ma päästan ennast 9gagist, nägin igastest Pornhub teeb siukest nagu head asja, et kunagi oli vähemalt see, et iga mingi 1000 vaatamist või midagi, siis nad nagu istutavad ja puu. See oli nagu teevad siiamaani seda või? Ma ei tea, kas nad siiamaani kui palju puid nad siis istutavad? Ma arvan, et siitaks. Need said aru, et okei, ma saan mistake. Nagu nad teevad metsi ja mingi võiba metsi panevad uuesti püsti siis niimoodi. Nad legit. No tegelikult nagu suht hea. Või siis mängivad sõnadega, et wood tähendab midagi muud ka. I'll give you a wood. I give a wood. A wood. Nii et põhimõtteliselt tänu Pornhubile on meil hapnik siin maakeral. Ja metsad. Ja metsad. Kuigi samas need hingeldavad mehed võtavad kogu selle hapnik ära. Või naised praegusel ajal. Juba. Ei, oota, see kuu on ju see Pride Month, vaata, me peame kõiki, mis see list on, vaata, nüüd ütleme kõik mehed, naised,
mis iganes seksuaalsega ei oleks, on ju. Non-binary, mis iganes, transgender, transwoman, transman. Seleta siis vähemalt ära ka siis. No, Eestis ei ole isegi seda, et nagu, ma ei tea, kas Eestis võib-olla isegi on olnud seda, aga nagu see, kui ma ei hakka ütlema, siis see Pride lipp on nagu, et seal on põhivärvid ja seal on veel lisavärvid nagu Pride marketing on lihtsalt, et nagu paned selle lippu ja siis kirjutad teksti peale ükskõik mis fondis ja siis nagu teise sa näed. Jah. Eestis seda õnneks ei olnud. Vist. Kas see teeb sulle tuju heaks või oled neutraalne? Silmad hakkavad särama selle peale. Õnneks meil on piirid kinni seda. Ma nagu olen õnnelik, et turundusnipid. Ma lihtsalt meenutan, sa alustasid teemat sellega, et minu meelest Eestis ei ole, minu meelest see on mingi USA pask. Ma olen näinud, Ütle kiiresti, et sa quote'isid kedagi, et see oli mingist artiklist lugesid seda. Nine Gag, seal samas kohas, kui ma seda Pornhubi värki, seda review'd lugesin. Need tähtsid need samad kohad, Nine Gag. Ja see on see eraldi sekssioon. Tegelikult ei ole. Virko sekssioon. Kõige halvem asi, mis Nine Gagis tehti kunagi, on see, et sinna tehti nagu eraldi sektsioon Estonia. Ma ei ole aastaid Nine Gagist nagu mingi scrollimas käinud. Ma näen nüüd nende Insta-miime, vaata. See on nagu vahepeal on midagi head. Instagram on täiesti bullshit. No jah, aga ma ei lähe sinna lehele. Samas ma olen kunagi see, kes nagu mäletab seda aega, kui 9 gags per page oli, mis sa pidid uue lehe panema. Sest et 9 gag oli 9 gags per page kunagi. Ja siis ma mäletan, kui ma koolist koju tulin, siis ma scrollisin kuni eelmise päeva lõpuni, vaata. Võttis mingi tund aega ja nüüd on nagu see, et sa jõuaks elu sees nagu lõpuni päevaga. Sest nüüd tuleb nii palju asju lihtsalt. Ehk siis, kui sa iga päev tund aega scrollisid, palju sa siis kaotasid elust? Aga nägin retsilt häid meeme. Jaa, kõik on ajusse kõrvetatud, ma ei kahetse midagi. Pange see Nine Gag ka siia ära. Kas on see special effect, mis sinna juurde tuleb? Air horn kõik, mida tahame. Ma arvan, selle saate peale isegi võib see kommentaar ära tulla, et mida vittu tehte. Ma arvan, et see tuleb esimese minutiga sinna. MV kutid, noh. Ja siis kutid nakk on ka sinna kirjutatud, mitte nagu. Ma loodan, ühte asja ma tegelikult tahan. Ma tahan, et siin üleval käiks tab count, kui palju naan on siin. Need oli suht vähe ju. 14. Pane kiirelt juurde. Ei, õige hetk Kas Fortnite'i Ants oskad? Seda flossi või? Või seda, ma ei tea neid nimesid. No see, sa mõtled see, mis nii, ma isegi ei taha hakata seda. Okei, Johannes teab, sa oled aitab. Error lõi ette, nagu palun lõpetame ära. Ärme neid lollakaid muube küll siin avalikult. Jaa, järgmine lahter Fortnite 10, palun. Cancel. Mida publik arvab? Ja siis avanevad vastusvariandid. Cancel ta mäletab. Saade on cancel. Mis saades on olnud meil täna? Ma olen uhke, professionaal. Uhke värk. Väga uhke värk. Tegelikult on suht hästi mingi tund aega on täis juba. Jaa, üle tunni aja oleme juba rääkinud, mitte millestki. Ma meeldib, et iga episood Virko räägib, kui kaua me oleme teinud. Et vaatajad, kui te ikka veel olete. Virko on see kõige vaiksem, kes lihtsalt peab nagu aega lihtsalt, jumal hoia nagu. Ja siis ta on nagu, vaatajad, et tund aega on jälle meil täis, et ikka tore, et veel siin olete, et väga tublid. Me oleme ka nii tublid, me oleme suutnud tund aega lihtsalt teie aega kulutada. Kusjuures eelmine podcast oli niimoodi, et mind ei olnud, on ju, et kuttide special oli ja siis lõpus pool tundi. Mida iganes. Salvestus. Kus viimane tuli välja, eelmine. Ei, seal vahepeal tuli veel üks välja. Meie sellel hetkel, kui me filmime, praegu on üks podcast. See on number 6 podcast, millest ma räägin. Niksi omast ta räägib iga tehes. Ühesõnaga, vaata hakkaks hoigutama selle peale. Räägite kelleks keesest, kui ma korra käin ära. Kui palju sa oota, aga me rääkisime sinuga. Ta läkski ära, täiesti. Kuhu sa läksid? See oli auring praegu. Auring. Jaa. Lähme tagasi tänase saate külalise juurde. Parem külaline, jah.
ei, ühesõnaga, nad rääkisid kahekesi pool tundi ja ta lihtsalt vait ja vaatas neid ja siis ütles lõpuks, et kurat, ei lastud mul üldse rääkida. Te rääkisite liiga kiiresti ja liiga palju. Sa ei kujuta ette lihtsalt nagu see ja Nix nagu vatrasid nii kiiresti lihtsalt vahet pidamata. Üks lõpetas nagu rääkimise ära, sekund vahet. See vaatab ta lihtsalt vaatas pealt. Järgi, nagu ma lihtsalt vaatasin. Nagu, et, ta vaatas pealt. see oli jälle sellega koos saade või? XL Energy'ga või? meil on vaatas, jah? See võis... Kes see viitsib helist? Mul ei ole sõpru. Ekkant. President? Ema. Sama. Potato. Sul on ema su sõbe, armas. Paneme Vabariigi Kantsele ka siis juba sponsorideks. Virko ema ka, palun. Ei. Pilka, palun. Virko pärast saada. Ei, mul on tore ema. Kuidas saada sponsori? Lihtsalt paned selja taha, ütled, et on sponsor. Jah. Äkki töötab? Vanish, ootame sind. Palun peseme. Üks öösse ma nägin mingid, kes need olid Tipp ja Täpp kunagi. Mäletate? Jaa. Tüübid Jaa. tegid igast asju. Pere kasvatamine, kõik palju õnne, väga lahe, et tehakse lapsi, aga lihtsalt ma ka sattusin nende Insta-konto peale ja nad on coininud ära väljendi hashtagi Kidfluencer ja neil on iga teine bränditud toode on niimoodi, et laps on sõbrutad pildi peale ja siis laps ajab isal nagu Philipsi habemajamismasinaga habet ja siis taga on karp ja siis läheb Kidfluencer ja influencer ja siis on mingisugused, me sõpradega arutasime, et siis on nagu okei, kui sa tõesti mingit lastetoodet nagu lapse peal influentsid on ju. Aga siis mingi fucking Philipsi pardlit võtta kätte ja teeme lihtsalt nagu... Räägi natuke, mis tundeid see sinust tekitas. Ei, lihtsalt full nagu pettunud inimkonnast lihtsalt nagu kõigile oma asi selles mõttes ma ei saa midagi ette heita, sest paljudel on teised standardid ja värgid on ju, aga on üks suur aga. Nii. Aga see töötab. Jah, aga see töötab. Inimkond on küll loll, vaata, et a person is smart, but people are stupid. Ja see on põhimõtteliselt see, et nagu ükskõik, mida sa nagu ette valmistad kellelgi teisele, kes ei tea nagu mitte midagi, millest sa nagu peaksid rääkima hakkama, siis põhimõtteliselt nagu pead ette valmistama niimoodi, et räägi nagu idioodiga. Räägi nii, nagu 3-aastane saaks ka sinust aru. Jah, põhimõtteliselt. Ma arvan, et 3-aastased ei saa sellest podcastist aru. Ma arvan, et 3-aastased ei... Mul tuli just meelde, et nagu kunagi tehti, keegi USAs tegi mingi finants nagu õpetusliku siis raamatu, kus on kasutatud mingi 100 inglise keele kõige lihtsamat sõna üldse. Et nagu raskeid sõnu üldse ei kasutata. Aha, ja seda sa ainult loed ju? Ei, ta kuulis seda Nine Gagis, ta luges seda. Ei, lastel oli see Ta leidis Nine Gagis. See Penguin Readers, vaata, see on see level 1 tase, sealt edasi sa pole jõudnud. Sa ei tea seda või? Koolis oli. Penguin Readers, kui nagu lapsed õpivad inglise keelt, siis nad vaikselt peaksid saama nagu raamatuid, mis vastavad nendele levelile. Vaata nagu A2, A1, B2, B1, C2, C1 on ju, C2 on kõige kõrgem. Sa mõtled nagu seda nagu keeleõppes. Oskaja taseme järgi on pandud siis nagu raamatud lastele, et mis sa peaksid lugema, et saad nagu Penguin Readersil 6 on vist maksvad, saad ikka selle ühe juures, et sul on näiteks kõige kergemad sõnad. Tubli oled. Ei, ma tegelikult ei ole ise lugenud seda, ma just kuulsin. Nine Gagis. Sa pole sinna lugemisseligi jõudnud, jah, eks ole. No, ma oskan lugeda tegelikult. Inglise keelega päris hea tegelikult. Nii nad väidavad, jah? Jah. Et jah. Ja siinkohal siis... Siin ma siis nagu oma... Siinkohal, Jürgen, kas sa võtaksid võtteplatsilt üle? Ananas. Jaa. Mis siis perfektne, ei lähe üldse keelsilma. Ei lähe üldse keelsilma. Ei, aju nagu on praegu siuke, et kas ma annan alla või ma proovin. Aga annan alla on nagu 51%. Ta mingi juba väga ärid. Mille jaoks? Oh my god. See on väga... Mulle meeldib see podcast, ausõna. Mulle meeldib see podcast. Mulle tõesti meeldib. Meil oleks ka vaja ikkagi seda
teleekraanile jõuda, vaata sellega ikkagi. Jaa. Et Kanal 2 või ETV võiksid nagu... no veits on vaja kärpida. Ja reklaamid on ka ju vahel, meil on 2-tunnine saade peaaegu. Et reklaamid võtavad ikkagi nagu vähemalt 50%. Iga 10 minuti podcasti tagant tuleb 15 mintsa reklaami. Siis on kõlblik saada juba telesse. Teil on neid sponsoreid, et pärast... Kuigi reklaamid tulevad. Kui ma ära lähen, et teete need midrollid, loete sisse, et mingid asjad, et... Ja sinu me editime lihtsalt see keskel. Et nagu tegelikult ta ütles seda. Mis kanalisse me lähme? Mis meil siin populaarsemad on, vaata. No ETV on ainult, mida vaadatakse. No ETV pange TV3, pange Kanal 2 ja... ETV vaatajaskond on vanem, on ju, Kanal 2 on see, kus tuleb nüüd juba nagu korraliku huumorit. TV6 on mingi filmi ja Tallinna TV. Tallinna TV-sse me lähme. Jah, see on kõige tõenäolisem. Kanal 2 paneb ju järjest saateid kinni ja kõik mingid ETV samamoodi. Äkki võtame Savi Kanal 2 on hetkel ikka see... Nad proovisid Hensugustaga ja siis see Paljaporgandi saatega ja vaata. See oli lihtsalt tšikk käis reisil nagu tehti või saade sellest. Ei, kus juures ja sellega küsis mu vanaema küsis minu käest, et kuule, kas sa tead, kes see Paljasporgand on? Ikka tean küll, jah, Merilin Taimrain ju, bloger. Kuule, ma ei tea, saad talle öelda, et nagu, ta ikka oma saate nagu maha võtaks, et see oli ikka väga halb. Mu vanaema on lihtsalt, ma lihtsalt suurin naerukrampist või nagu... Sa ikka tead, et nagu sa pole tema pandud saade sinna, et selle otsustas ka ikkagi Kanal 2, et nagu tema sai raha selle eest ja et aga nagu las ta jääb sinna YouTube ja blogi kanalisse, aga televisiooni sa ei kõlba ikka, see on alla standardite. Aga see on nagu see raske küsimus, kas meie oleme üle standardite? Kas meil on standardeid? Mitte Fox Live'i jaoks. Fox Live'i või? On Fox Live või? Fox Live. Live? Jaa, me juba läks pekki. I know it, lähme DLC-sse. TLC-sse, nalja teed see. See on nagu nii perfekt. Selle kunagi olid mingi Koka saated ka, aga nüüd on see ainult mingi 500 kilos and more. Äkki MTV võtab meid veel? Kas seda vaadata? Kriipsi asemele või? Kusjuures minu arust seal ainult mingid saated ongi, et see polegi enam Music TV, see on mingi bullshit. Ma mõtlesin, ma teen nalja praegu, et see MTV-l ongi nagu ainult muusika ja siis ma Video Kill the Radio Star ja siis tuligi see... Alo TV-l on muusika ainult. Alo TV-l on mingid salvestused üritustest ja nad lasevad mingi aastataguseid hitte, vaata sinna ikka. Aga need salvestused on ka mingi 20 aastat vanad ja mingi hästi... Ma just ütlesin seda. Ei, ise ütlesid nagu... Vanad. Vanad, aga mitte nagu päris vanad, aga... Kas sa oled rohkem vaadanud seda kanalit või... Mul on seda kahjuks ei tea. Vanad, aga mitte päris vanad. Tagataust on olnud tõesti ei tea, ma tõesti ei tea ausalt. Ja Alo TV. Ja, live feed Alo TV-s podcasti lõpuni. Jah. Juh. Mul siis augustis hakkavad filmivõtted. Teil väiksed plaagid ka, me hakkame Multinektar Boysi filmi tegema. See tuleb siis järgmisel aastal välja. The Multinektar Boys võite Spotify'st otsida. Seal on siis meie alter egod teevad halba muusikat. Või noh, mis on ka kind of hea, aga samas ka halb. Ehk siis see ideaalne. Ideaalne. Ja siis sellest tuleb siuke dokumentaalfilm. Ma vist võin seda siin nagu välja öelda, kuigi meil on see... Ja see promoda küll. See, nagu see, mis on see? Kinoslot või? Mis selle sõnanimetus on nüüd? Sõnanimetus? Ühesõnaga, see, millal see kinno jõuab, see on meil mingi 2 aastat alati edasi lükkunud ja meil on see mingi 5 aastat töös olnud see projekt. Aga millegipärast kogu aeg meil tuli see Tõde õigus peale see aasta ja siis see võttis nagu meie sloti ära, polnud mõtet sellega võistlema hakata, nii et me lükkusime aasta edasi ja nüüd augustis filmime ja siis tuleb äkki uuel aastal välja see. Ott Tänaku film oli ka. Suht raske konkurents ikka. Tõde ja õigus võttis kõik ära. Ma ei ole Siimann näinud seda. Haripatu inimene. Hari inimene. Ma polnud raamatut lugenud, nii et ma sain lihtsalt sisu kokku võtta. Aga see on ka okei. No terve kooliaja siin kunagi oli siuke sparknotes.com oli kunagi, mis tegi nagu sisu kokkuvõtteid lihtsalt. Ma ei teadnud seda. Ma lihtsalt võtsin Anna Abist kõike. Anna Abi maksab. Siiamaani on. Sa hääldad meelega valesti või? Anna Abi või? Anna Abi või? Mis see peab olema siis? Anna Abi on see ju. Anna Abi. Mis ta? Anna Abi. Ma ütlesin meelega, jaa. Anna Abi on see tegelikult. Aga nagu, kui sa kirjad kokku, mis on Anna Abi. Anna Abi. Anna Abi. Kuule, Anna Abi. Anna Abi.
jah, mul on see VIP-staatus seal, kuigi nüüd enam vaja ei ole, mul ei ole ühtegi eksamit ega asja enam. Ehk siis kui keegi nagu praegult põhikoolist kuulab meid, siis saab täitsa gümnaasiumi ära lõpetada nii, et loed ainult 2 raamatut kohustuslikust kirjandusest heal juhul läbi ja siis ülejäänud hämad lihtsalt. Aga kirjandus ongi häma. Kirjandus on sinu mõistmine sellest. Ja kui sa ei mõista, siis nii ongi. Ilus. nii ongi. See oli väga hea tsitaat. Tsiteerige Laurat. Põhikoolis sa pead õppima, gümnaasiumis sa nagu õpid ja skeemitad ja ülikool on Ainult miks sa põhikoolis pead õppima? Suht pead ikka. No, aga miks ma pigem ütleks, et nagu aga kas sa õppisid õppisid või mitte põhikoolis? Kuna oli Prantsuse revolutsioon? 1892. Oli või? 1789. Hästi lihtne arv. 1789. Aga ma olen sul lähedal tegelikult. Lähedal. Kuna oli Põhjasõda, kuna oli Jüri ülestõus. Rämenoik. Väga ei kotti tegelikult. Ja aga nagu see on see, et sa pead mingeid asju teadma. Miks algas esimene maailmasõda? Nagu mingit üldharidust on sul vaja. Ei, ma olen aru saanud lihtsalt mõned tuttavad, kellel nagu pole gümnaasiumi haridust. Sa näed, et neil puudub lihtsalt siuke nagu analüüsi võime. Loomulikust intelligentsist on veits puudub. No sul on või no see, et lihtsalt kui sa proovid teha mingit nagu eeltööd ja nagu planeeritud asja veidi, kus on distsipliini vaja, siis see on nagu see, mille kool annab, aga üldiselt hämab. No enamik infot läheb sul kaduma, aga nagu kui sa põhikoolis käiks, sa ei teakski nagu, et ma ei tea, kuidas geograafilist laiust ja pikkust mõtta või nagu reaalselt mingid siuksed asjad, mis sul päriselt on vaja. Enam ma küll ei tea. No aga ei, aga kui sul öeldakse GPS-koordinaadid, siis sa tead, et need on GPS-koordinaadid. Kui sa ei oleks põhikoolis käinud, siis sa ei teaks, et need üldse mingid asjad on. Ma oskan nagu enam-vähem hästi nagu neid Google Maps'i kopeerida. See sobib, aga vaata, sa ei teaks, mida sa kopid isegi sinna. Aga kas sa arvad, et ainult põhikoolis saadakse nüüd üldteadmise või see läheb gümnaasiumisse ka veel edasi ikkagi? No mingil määral nagu läheb. Aga sa valid seal suuna, millele sa rohkem keskendud põhimõtteliselt. On niimoodi gümnaasiumis, ei ole ju. ju. Ma ka ei saa aru, ma olen ka siin täiesti lost praegu. Teil on mingid rammis käisite mõlemad, kus sai nagu, et minge siit, me nüüd teeme teile tee, et meil oli lihtsalt nagu üldjama tuupimine lõpuni välja ja siis ma käisin Treffneris see gümnaasiumist välja ja siis on, mis ma nüüd, kes ma olen üldse inimesena? No ma käisin nii-öelda Eesti eliitkoolis nagu mingi inglise kolledž ja ma käisin lütsemis, Prantsuse lütsemis, aga meil oli siuke, et nagu bla, kõik nagu lihtsalt kõik need ained ära, mingid sellist, et mis sa nüüd tahaks teha. Ei no meil lihtsalt suunitus oli see, et te peate ülikooli minema, et me oleme nii uhked oma statistika üle, et 90% treffneristidest läheb ülikooli, saab vähemalt ühe hariduse sealt. Ja see oli nagu suunitus, et sa pead olema tark inimene, muidu sa ei ole tark, kui sa ülikooli ei lähe. Mõnus, aga kõik on võrdsed. Kui kõik on võrdsed. Oled, siis tõmba fucking nah. Aga siis sa ei sobi siia, siis sa ei sobi vaata nagu treffneristiks umbes. Aga meil oli ikkagi nagu mingi suunitus oli, et aga no mu klassijuhataja, eks kõik teavad nagu mind, kes ta oli, ja ma ei hakka siin nagu nimetama, teda sponsoriks ma ei soovi. Siis ta ikka nagu naeris küll minule, et ma tegelen tantsimise mingi kunstiasjaga, ta oli nagu matemaatika on elu nagu, kõik muu on sitt. Ükski masin ei hakka tulevikus ja matemaatikat. Mitte mingilgi määral, sa pead teadma kõiki seda sitt, kõiki pead käsitsi tegema ja kirjutama. Just. Ja nagu ma olin lihtsalt, ma olin tark ja siis ma nagu otsustasin, et ma ei viitsi neile õppida, et nagu päris elu on tähtsam vaata. Ja siis ta vihkas mind veel rohkem. Okei. Aga kes on see inimene, kes ütleb ise otse välja, et ta on tark? Mina. Virkol on sõpru tuleb välja. Eba või? Mida? Eba jälle või? Ei, ma ei räägi midagi teile. Ma ka ei räägiks mitte midagi Laurale. Helistatakse lihtsalt. See oli helistamine või? Ma saatsin talle sõnumi vastu, et ma ei saa ikka vastata nagu. Õige. Tubli. Mul on prioriteedid professionaalselt. Mitte, et ma professionaalne olen, aga nagu mul on prioriteedid. Professionaalsed prioriteedid on. Okei. Mul on selline tunne, et meie saade hakkab lõppema vaikselt. Ma tahan kohe minna. Laura, pane sponsorid peale. Mitte need sponsorid, mis meil siin terve aeg. Meil on kogu aeg siin olnud. Põhimõtteliselt nagu XL Energia vegan. Kogu aeg ainult ühte asja suudamegi öelda. Tegelikult suur tänu XL Energia joogile sponsoreerimast. Taltek turundusklubile. Sa segad mulle vahele, see on minu osa. Mina teen seda. See on minu osa. Thanks filmiklubile. Taltek filmiklubile. Thanks. Oota, oleme tasa, proovime. Las ta proovib. Ma proovin, jah. Kas me peame midagi tänama? Sinu osa. Aitäh, Mattias, et sa tulid siia meile täna.
kas Teeme teeme ise ka midagi promoda. promon seda samat Multinektar Poisi filmi, mis veel, Fopaa tuur tuleb oktoobri lõpus vist. Mis on Fopaa? Fopaa on siis ürituste sari, kus on tuuril vist on mina, Tigran, Gevorkian, Kaarel Nõmmik, Kristjan Uden, Petra Tänav, Daniel Kasemägi ja Andrus Purde vist käime üle Eesti. Teeme stand-upi veits. See tuleb oktoobris ja novembri keskel on vist Comedy Festival uuesti ja 4. aastat vist. Et pulli saab. Teeme lõpetuseks automängu, et ma ütlen bändi nime ja sa ütled viimase tähega bändi nime ja siis ma ütlen bändi nime, artisti nime, viimase tähega see. Ma võtan järgmise. 3 ringi. Kas bändi või artisti nime võid öelda? 3 ringi intensiivselt. Kui intensiivne peab olema? No lihtsalt hästi nagu 3 sekiga Okay. peab ütlema. Nii. Ma ütlen White Stripes. S-iga siis sa ütle midagi. Smilers. Smilers, uuesti SV. Ma ei suuda niimoodi. Virko. Sting. Sting. G-tähega. Ja lihtne, Gramophone. Gramophone. No doubt. Mis on siis ta C. Tõht-tähega. Jah. See pole Taylor Swift. Taylor Swift. Jälle T-tähega. Jälle T-tähega. Timberlake. Mis ta siis on? E. Oota, ma tean. Virko. Evanescence. Evanescence. Eventec. Eventec. Evanescence, jah. See on ka E-ga. Eiffel 65. See on nii. 65E. Eminem. Ei, Nagu Eiffel 65 on ta ikkagi. ei 65-ga. See 5-ga, mis üks räpipunt Eestis on öeldud. Ei, ma ei tea. Ma mõtlesin, et sa mõtled vana nagu Eiffel Eiffel 65, aga see kirjutati numbriga. Ehk siis sa pead... 65. Ehk siis S-iga või? Ei, sa pead numbrina kui 5. Ma pean number 5. Jaa, number 5-ga. Sul on üks. Üks on, noh, kes on? 5 miinust. Tõht-täht jälle. Miinus. Miinust. See on viimane ring. 5 miinust. Oota. Ja ma tean, sa ei tea. Oota, mul ei ma tahan. Oota. Eesti kohalik käis Hollywoodis vist esinemas. Mingi paar nädalat tagasi. Come on. Hollywoodis käis esinemas. Terminaator. Nad käisid Hollywoodis. Virko R. Ja nüüd on 2 ringi on täis. Red Hot Chili Peppers. Oota, Sting oli... Stig Rästa või? Jah, Stig Rästa. Resta A. A-rühm. Kurat, see on... Rühm, igatahes Madonna. Ja A. A-ga nüüd midagi. Lõpp on. Ütle midagi head. Nüüd tuleb su enda grupp Anal Brothers. Ja bändi logo ka siia. Kus sa mängisid selle? Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast. Meie oleme podcasti üle uhked. Lõpetame tänaseks. Kõik lingid igale poole, mida me täna maininud ja kõik sponsorite nimekirja leiad meie SoundCloudi või YouTube'i video subscriptioni box'ist või mis iganes descriptioni box'ist. Subscription box, description box, vahet pole. Kindlasti võite subscribe ida, ehk siis eesti keeli tellida, maakeeli. Tellige meie kanalit, visake ka pöial ülesse või jäseme pikendus ülespoole nagu Enso Kusta promo. Ja palun kommenteerige nagu, mida te sellest podcastist arvate. Kas te arvategi, et me peaks midagi sellist tegema või jätkame nagu... Kui te tahate, et me canceldame oma podcasti ära, siis kirjutage kommentaaridesse. Kui tahate, et jätkame, siis nagu kirjutage ka, aga nagu just kirjutage. Kas ma võin lõpetuseks hübriidtäbi teha või? Jaa. Yes. See on siis see. Nii.